videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios ja meie saade hakkab kohe peale. Kõigepealt muidugi südamlik tänu kõigile, kes Nõmme raadiot toetasid, toetavad ja hakkavad toetama ka tulevikus. Eesti keeles tuleviku vormi ei ole. Kui igaüks, kes vajutab like'i, annaks Nõmme raadiole ühe ainsama euro, siis oleks paradiis tulnud maa peale, aga nüüd siis palju kiidetud ja palju kirutud Igor Gräzin ja kõige rohkem kiruti sind Gert Kingo teema puhul, et miks nii palju, mis sul on isiklik viha või räägi. Tähendab, see, mis ta varastas, on varastatud, kohtuotsus on kohtuotsus ja sellega on lugu lõppenud. Ja sellepärast võib-olla selleks, et mitte teda solvata või kuidagi haiget teha nii edasi, me lihtsalt jätamegi tema nime nimetamata. Me lihtsalt ütleme üks EKRE daam, ilma nimet. Nii, ja selle ühe EKRE daamiga juhtus järgmine asi. Nimelt EKRE, kes on siis tema koduerakond, valis ta oma juhatusse, kusjuures vastavalt EKRE enese põhikirjale inimene, kes on kriminaalkorras karistatud, teda juhatusse valida ei saa. Nüüd meil siis on tegemist selle ühe daamiga, kes varastas ja kes kohus ütles, et varastada ei ole ilus ja karistas teda ja nüüd on siis tema juhatuses. Ja kuidas ta sinna juhatusse sattus, selle kohta ütleb nüüd Martin Helme, kelle nime me ei salga ja ütleme lahtiselt välja, on niimoodi. Meie ei tunnista seda kohtuotsust. See on poliitiline tagakiusamine. Meie ei kavatse sellele kohtuotsusele tähelepanu pöörata. Kohus langetas otsuse, Martin Helme ütleb, meid see otsus ei huvita. Kusjuures otsus on läbi teinud siis põhimõtteliselt kaks sisulist etappi, see on maakonnakohus ja ringkonnakohus ja Riigikohus on leidnud, et seal kõik asjad on korras ja õiged ja ta ei hakkagi seda asja enam läbi vaatama, sellepärast see lugupeetud daam või vähem lugupeetud daam ongi varas ja vargale varga palk. Nüüd aga, ega see fraas, et me ei tunnista seda kohtuotsust ja nii edasi, ei ole originaalne. Martin Helme on selle idee, mille sisuks on Eesti riigi mittetunnistamine ehk Eesti riigi kohtu mittetunnistamine, mis on üks ja seesama. Sellepärast kohus on meie põhikirjaline institutsioon, et seda ei tule tunnistada ja et EKRE ei tunnista Eesti riiki kui niisugust. See idee, nagu ma ütlen, ei ole uus, selle on välja käinud varem. Samuti korduvalt kriminaalkorras karistatud ja või karistamise poole liikunud, ta lihtsalt sures enne ära, on seda öelnud juba ka Edgar Savisaar. Edgar Savisaar, kes ühel Keskerakonna mingisuguses huraalis, mis oli seal konverents või midagi, ütles, et ei Keskerakond ega tema ei tunnista Eesti riigi seadusi ja nii edasi ja et nad väljuvad Eesti riigi seadusandlikust süsteemist. Ühesõnaga, teie pidage oma kohtuid mida tahes, aga kui te langetate otsuseid, mis mulle ei meeldi, siis ma seda ei tunnista ja ma ei tunnista Eesti riiki. Sama käik on nüüd siis Martin Helme. Tähendab, talle see otsus ei meeldi, kusjuures meil on täiesti arusaamatu, miks ei meeldi, sest otsus on iseenesest väga ilus ja hästi tehtud ja juriidiliselt põhjendatud, millest me siin räägime. Aga okei, see talle siis nüüd ei meeldi ja Martin Helme ütleb, et nüüd tema ja EKRE ei tunnista Eesti kohut, siit edasi ei tunnista ka Eesti riiki. Ühesõnaga Savisaare, kuidas nüüd öelda, Savisaare püha üritus elab Martin Helme sedasi, tähendab Edgar Savisaar ja Martin Helme sisuliselt asuvad ühtemoodi Eesti riigi eitaval seisukohal. Räägime nüüd natukene üldse nendest kohtuasjadest ja nii edasi. Mina ei ole praktiseeriv advokaat olnud teab kui kaua aega või teab kui palju. Lihtsalt puhtalt sellise lihtsalt advokaadina, ma arvan, mul on olnud kuskil 20-25 kohtuasja.
sest minu juriidiline praktiline osa on olnud hoopis teistmoodi. Ma olen olnud natukene aega arbiiter ehk kohtunik, see on siis äriõiguslikes ja tsiviilõiguslikes asjades. Ja üldse tsiviilõiguslikes asjades mul tegelikult ei olegi olnud peaaegu mitte ühtegi kriminaalasja, tähendab see, mis Gert King, ühesõnaga see naisterahvas nüüd on, tähendab seda tüüpi asju mul sisuliselt vist peaaegu ei olegi olnud. 2 tükki tegelikult. Kusjuures selle 2 kaasuse eripära seisnes selles, et ühel juhul ma kaotasin, nii nagu antud juhul kaotasid Oliver Nääs ja keegi veel oli seal, see teine advokaat kaotas selle asja. Aga ma ei ole kunagi tulnud selle peale, et ma pärast seda ütlen, et mulle Eesti riigi kohus, et ma ei võta teda tõsiselt. Kui sa ei võta Eesti riigi kohut tõsiselt, siis järgneb küsimus, miks sa sinna kohtusse üldse lähed? Mis põhjusel? Ja seda peab põhimõtteliselt ka advokaadi käest küsima, kui nüüd see ei ole nüüd ka ilus, et advokaadid ütlevad, või lasevad ütelda oma kliendile, et nad ei tunnista seda. Et mis sa lähed kohtusse, kui sa seda kohut ei tunnista? Ja ei ole võimalik niimoodi, et ma tunnistan seda kohut ainult siis, kui nad teevad mulle meelepärase otsuse. Nüüd sellest 20-25 asjast, mis mul olnud on, ma ütlesin 1,5. Tähendab, üks asi oli kuidagi 1/3 võrra või 1/2 võrra kaotatud sellepärast, et ta venis ligi 5, tegelikult 6 aastat ja me ei suutnud oma kolleegi teise advokaadiga, kes me seal olime, me ei suutnud midagi teha selleks, et see protsess kulgeks kiiremini. Ja tähendab, inimese elu 5-6 aastaks rikuti ära ja pärast seda kohtuotsust rikuti ära üldse kogu elu. Ta kaotas oma töökoha, ta kaotas kõik võimalikud oma kvalifikatsiooni ja nii edasi. See lugu on see kuulus Hiiu või öeldakse Kärdla lennuõnnetuse lugu, kus Kärdlas kukkus lennuk alla. See on see iseenesest huvitav, aga küllaltki komplitseeritud lugu, see on seotud rahvusvahelise õhuõigusega ja Kanada ja Chicago konventsiooniga ja hakata seda nüüd rääkima siin, meil lihtsalt ei ole aega ja ma arvan, et see isegi võib-olla ei huvita kedagi. See pull lõppes sellega, et me läksime välja kokkuleppele, kuna prokuratuur leidis, et tal ei ole sihukest süüdistavat materjali piisavalt käes ja meie ütlesime seda sama, siis me leppisime kamba peale kokku niimoodi, et sisuliselt inimene ütleme niimoodi, sisuliselt mõisteti õigeks, kuigi see juriidiline termin on natuke teine, on oportuniteet, aga see on jällegi selline keerulisem lugu, jätame selle kõrval. Ja ma arvan, et ma loen seda pooleldi meie kaotuseks sellepärast, et me ei suutnud selle õigeks mõistva otsuseni jõuda kiiremini kui 5 aasta jooksul. Ja 5 aastat on inimese elu oli rikutud ja see lendur piloot, kes siis sisuliselt õigeks mõisteti, et muidugi tal ei olnud enam piloodi litsentsi, ta ei saanud enam lennata, ta ei tahtnud enam lennata, sest tal olid närvid läbi. Ta ei leidnud endale tööd ka üheski lennufirmas mehaanikuna, sest tal puudus vastav diplom ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, ütleme peaaegu, et kaotatud lugu. Igor, kui tohib, ma torkan nüüd ühe kõvera sõrme siia vahele. Kui esimese astme kohtuotsus kaevatakse edasi, see on ju Eesti riigi mitte tunnistamine, kui demagoogiliselt võtta. Miks ta läheb kohtusse, aga kui teine pool kaebab ta kohtusse, kas ta siis peaks näiteks rahapuudusel tõstma käed üles, et tehke muga mis tahate. Ja 3. asi, meil on termin mingisugune mõistlik pikkus või niimoodi 5 aastat. Ma saan aru kohtunike ülekoormusest. See ei ole see, vaid see on lihtsalt lohakus. Kusjuures väga suures osas venitab seda aega mitte isegi niivõrd kohus, kuivõrd eeskätt prokuratuur.
Aga prokuratuur venitab seda sellepärast, et seal puudub kvalifitseeritud tööjõud. Enamus inimesi prokuratuuris, kes töötavad, ei ole kompetentsed juristid. Selles mõttes ma peaks ütlema, et lihtsalt mis 5 aastat. Meil on siiski olnud ka rekord, meil on olnud ka 8 aastat, mis oli see kuulus maade vahetuse protsess. Ja selliseid 2-3 aastaseid on üksjagu, võtame kas või Kaur Kenderi, eks ole, see süüdistus pornograafilise kunstiteose tegemises. No võtame 9 euro protsess. Ja see ongi jah, ja siis Kajar Lember, eks ole, ja nii edasi. Nii et neid ikka on. Ja mis ma oskan siia öelda? Ma oskan siia öelda ainult ühe asja, et eks me oleme teinud ka sihukese vastava seadusparanduse, kus me tahtsime mingid tähtajad sisse viia, kas on nõukogude tähtaegade süsteemi eeskujul. Nõukogude ajal tegelikult oli niimoodi, oli ette nähtud, kõigepealt oli punkt 1, ei olnud mitte eeluurimine, vaid oli juurdlus. Juurdlus on see, kus uuritakse välja, kes on kurjategija, võetakse sõrmejäljed välja, aetakse taga, tehakse ekspertiis, lahatakse laip ära ja nii edasi. Ja aetakse kurjategijad taga, selleks antakse 10 päeva, ainti. Nii, 10 päeva sai mööda, siis läheb asi edasi prokuratuuri, kus teostatakse nõnda nimetatud eeluurimist. Seal enam nüüd midagi taga ei aeta, vaid sealt võetakse välja kogu see materjal, mis siin käes on, ja otsustatakse, millise paragrahvi järgi, kas siin on, mida kohtusse saata või mitte ja nii edasi. Ja selleks anti aega 2 kuud. Kui nüüd selgus, et prokuratuur selle 2 kuuga hakkama ei saa, see prokuratuuri uurijad ja nii edasi, siis saadeti kogu see toimik koos avaldusega Eesti NSV peaprokuröri juurde. Peaprokurör vaatas selle asja läbi ja kui ta sai aru, et tõepoolest siin on asjad nagu väheke segased ja oleks juurde, siis Eesti NSV prokuröril oli õigus pikendada 2 kuu võrra. Nii et siis kokku me saime nüüd siis 4 kuud, tähendab 4 kuud ja 10 päeva, 10 juurdlus, 2 eeluurimine ja siis teine on pikendatud eeluurimine. Ja kui nüüd veel pärast seda 4 kuud eeluurimist ikkagi selgus, et asi ongi segane, ei ole alust õigeks mõista või ei ole alust asi ära lõpetada. Kohe on näha, et siin on kuritegu ja nii edasi. Aga me ei saa aru, mis asi see on ja kus see on ja nii edasi. Ja me ei saa seda süüs. Siis oli niimoodi, et siis võeti toimik Eesti NSV peaprokurör, laski teha vastavad tõlked ja asjad, siis see saadeti Moskvasse. Ja Moskvas NSV liidu peaprokurör võis pikendada veel 2 kuud, nii et maksimum, mis nõukogude korra tingimustes Eesti NSV-s sai olla, oli 6 kuud ja 10 päeva. Kusjuures, kui nüüd uurija või prokurör läks paluma vabariigi prokuröri juurde, et andke mulle pikendust või saatke Moskvasse ja nii edasi, siis Karl Kimmel, kes oli väga karm vend selle ja kellest nagu üks siin minu kolleeg advokaat on öelnud, et tema nime kuulmine ei tekita muus kurbust ega kutsu esile mingeid pisaraid, sest ta oligi siuke surnud inimene ja küll, põhimõtteliselt ikkagi oli kaabakas ja julm ja jõhker ja nii edasi. Aga tema ajal muide olid uurimised ja kõik olid alati korras. Ja siis tema juurde läks, siis ta ütles, et siia laua paremale nurgale paned siis toimiku, mida me siis hakkame Moskva käest pikendust paluma, ja siia vasakule laua nurgale paned parteipileti. Ja ühesõnaga siin läheb nüüd natukene aega ja ma siis otsustan, mis sa siit pärast tagasi saad, kas sa jätad parteipileti siia või mitte ja nii edasi. Kusjuures neid lugusid, kus tähtaegade ületamise pärast juhtusid pahandused nendel uurijatel ja miilitsameestel ja nii edasi, neid oli terve rida. Näiteks võtame kas võigi siin Koit Pikaro ja kes oli tol ajal, ja ta oli uskumatult kõva uurija ja tõesti ütleme mingil määral ütlemes niimoodi, et uurijate kuningas. Ja need mitmed teisedki sellised tuntud nimed, nagu seal Karamkov ja Sareal ja need. Neil juhtus küll selliseid asju, et kui nad lasid selle tähtaja üle, esiteks ei küsinud pikendust ja teiseks see tähtaeg oli alusetult üle lastud, siis neid poisse oli ikkagi küll nii miilitsas kui ka prokuratuuris, kellel järgmine tärn pagunile lükkus edasi. Ja mul praegu lihtsalt see on, ma tean seda õige meelde tuli, Laanjärv.
Laanjärvega, olgu talle ka muud kerge, Laanjärv vähe sellest, tema jäi selle tähtaja ülelaskmise pärast oma tärnist ilma. Tähendab, ta oli suhteliselt alguses, ta oli vanem leitnant ja selle, tema küll selle juurdluse puhul, selle 10 päeva ülelaskmise puhul nii edasi, temal võeti lihtsalt see 3. tärn pagunite pealt ära. Nii et see oli tegelikult väga karm asi ja kui me oleme rääkinud siin mitmete praegu teiste advokaatidega nii edasi, siis ma ei mäleta, minu teada oli see Glikman noorem, kes korra ütles, et ma ei vala ühtegi pisarat mälestuseks Karl Kimmelist. Aga ma olen sunnitud siinsamas Eesti Vabariigis kolleegide ees tunnistama, tähtaegadega oli Kimmeli ajal kõik korras. Tähendab, mitte mingisugust sükest joorupit ja seda seal ei olnud. Ja kui 2 kuu jooksul hakkas asi piisavalt selguma, et siit ei tule midagi ja siis ei olnud midagi teha, siis väga karm Nõukogude seadus ja Nõukogude karm prokuratuur lihtsalt pani selle toimiku kinni ja lõpetas asja, juriidiline termin, kuriteo koosseisu puudumise tõttu, see oli üks variant, et ei olnud ühtegi paragrahvi, või siis teine variant oli kuriteo sündmuse puudumise tõttu. See on arusaadav, tähendab seda lugu lihtsalt, võt seal keegi vägistas või midagi ja lihtsalt selgus, et lihtsalt vägistamist kui niisugust pole olnud. Näiteks oli vastastikusel nõusolekul või üldse lihtsalt oli valetatud, pruufitud või siis et need poisid, huligaanid seal 13-14 kuskil kioskist varastasid nii edasi. Asja käigus selgus, et mitte midagi pole ära varastatud, et kõik viinapudelid ja kommikarbid on alles, et millest me räägime. Nii et nii käisid need asjad. Ja nüüd oli siis koos Aivar Pilvega ja Leon Glikmaniga nii edasi, me viisime sisse Riigikogusse parandused, kus me tahtsime teha selle sama tähtaegade värgi Nõukogude oma tagasi teha, aga teha nagu natukene leebemalt, et mitte seal 2-4 kuud, vaid kuna siin on üks konksu koht, kus Nõukogude seadust ei saa rakendada, tähendab Nõukogude seadust saab rakendada küll ja Nõukogude seadus on mõistagi oluliselt parem, efektiivsem ja oluliselt demokraatlikum kui tänane Eesti protsessuaalne seadusandlus. Aga lihtsalt oli see asi, et me tegime siis hea küll, et need prokuratuuris nii edasi, et pole eriti professionaalsed, mis iganes. Ja me siis tegime mitte see 2 ja 4 kuud, vaid me tegime 6 kuud ja 10 kuud. Mis 10 kuud on ka tegelikult ikkagi roopult pikk aeg, aga vähemalt see piir on olemas. Ja siis muidugi kargas meile selga Riigikogu juriidilises komisjonis, kus me siis käisime, me olime siis Aivar Pilvega seal, aga siis veel kohtunik seal Indrek Lepik ja ma ei mäleta, kes veel, kus me püüdsime siis seda seadust sisse viia ja meile siis pandi vastu. Tähendab, kogu Eesti politsei juriidiline raske kahurvägi, seal oli siis Lavly Lepp ja prokurör, siis olid seal esindajad majanduspolitseist, siis olid seal Finantsinspektsioonist ja siis olid igasugused muud tegelased, kes kõik tegid selgeks, et seda tähtaega kehtestada ei ole vaja. Nii ta läks. Pärast, kui ma olin juba Brüsselis, siis ma käisin muidugi ka Euroopa Inimõiguste kohtus vaatamas, et kuidas need lood teistes riikides on. Ja nii kurb, kui see ka ei ole, ma pean täheldama, et Eesti ei ole ainukene see kägarat keerav riik oma tähtaegadega, vaid nii on ka teistes riikides. Näiteks Itaalias on Euroopa Inimõiguste kohtus, oli seal mingisugune asi, mida toimik, mille ma sirvisin või õieti seda inglisekeelset summary't seal vaatasin. Itaalias on see sama asi, mõistlik tähtaeg. Mõistlik tähtaeg on Prantsusmaal ja nii edasi. Nii et põhimõtteliselt seda, et nüüd kuskil on kirjas, et 2, 4, 6 kuud või nii edasi, seda tegelikult Euroopa Liidus naljalt ei olegi. Ja kui ma hakkan mõtlema, et kus kohast ta nagu kergelt oli, Rumeenias olid tähtajad mingisugused, siis sellest riigist ei tohi hästi rääkida põhimõtteliselt Ungaris.
olid mingisugused tähtajad ja nii edasi. Aga noh, ma möönan, et ma ei analüüsinud seda põhjalikult, ma lihtsalt paar päeva käisin Euroopa Inimõiguste Kohtus ja istusin arhiivis ja lihtsalt vaatasin neid kohtuotsuseid ja see, mismoodi see värk käinud on. Aga selle peale peab ütlema niimoodi, mõistlik tähtaeg, et eks ole, ega minuti kestus oleneb sellest, kummal pool peldikuust sa oled. Tähendab, siin on sama asi, see, mis on võib-olla mõistlik prokuratuuri uurijale, ei ole kaugeltki mõistlik sellele inimesele, keda uuritakse. Ja kui arvestada seda, et see uurimisalune, ükskõik läheb ta niipidi või teistpidi, on inimene, kes, ma ütlen teistmoodi, kui sinu kohta öeldakse, et sa oled uurimise all, kahtlustatakse kuriteos ja kriminaalasjad, siis on ju niimoodi, et mõelge, mida arvab sinu tööandja. Mul on alluv, kes on uurimise all. Mida arvavad sinu omaksed ja kodused, sest te peate ju kogu aeg mõtlema sellele, et ta järsku tuleb mingi süüdimõistev otsus, mis saab siis? Kusjuures see hirm, et süüdimõistev otsus võib tulla ka siis, kui sa tegelikult endal süüd ei näegi olevat, mis saab siis? Kui kõik need asjad kokku panna ja kogu see jama kestab 2, 3, 4 aastat, siis on see prokuratuuri see variant ikkagi iseenesest äärmiselt kole. Kui nüüd sa aga ütled, et võtta ka meil kohtus on ja nii edasi, kohtus kipuvad ka asjad venima. Maadevahetus kestis tont ja mitu kuud, aga otsus tuli väga selline põhjendatud ja mõistlik. Valeri Lõõnik jällegi, eks ole, talle igavest puhkamist anda, siis kogu see aeg on ju tegelikult sellele kohtualusele ja nii edasi, tegelikult ikkagi ära rikutud elu. Ükskõik kummale poole see otsus ka ei lange. Sa oled 5 aastat kohtual, kohus mõistab su õigeks, ja edasi seda 5 aastat sa ei saa ju enam mitte kunagi tagasi. Isegi juhul, kui sa peaksid saama leidma endale kuskil tööd, aga sul on elu rikutud, tähendab, kodused mõtlevad kogu aeg selle asja peale, ei saa olla kohtu all aastate kaupa niimoodi, et sa unustad selle ära, et ma sülitan selle peale. Et ma ei pööra nagu sellele mingit tähelepanu ja nii edasi. Meie loos, muide, selles lennuki loos oli veel selline omapärane asjaolu, et kuidas kohus suhtus ja prokuratuur suhtus kohtu alusesse. Oli niimoodi, et tegemist oli piloodiga. Ja muu hulgas, mida ta oli teinud, ta oli lennanud ka transpordilennukitega, tema oli üks nendest siitkanti pilootidest, kes vedas võidusõiduautosid Pariis-Dakar rallile. Tema tõi 3 või 4 tipptasemega ratsahobust Austraaliast Euroopasse ja nii edasi. Sa võid aru saada, tähendab, milline kvalifikatsioon sellel piloodil oli. Aga nüüd seoses selle Dakari ralliga, sel ajal, kui see kohus käis ja Dakar ralli managerid teadsid, et sellel on, nad saatsid talle igale ralli etapile, saatsid tasuta kutsed, millega nad kutsusid teda Dakar ralli lõpubanketile ja pidudele ja igale poole. Tähendab, tema oli nende meeste, ütleme, oma inimene. Ja ta võis käia seal koos oma abikaasaga. Ja nüüd selleks, miks ma sellest räägin, siin on nüüd siis see asi, et kohtualune ei tohi ju riigist ära minna või ta ei tohi sageli isegi linnast ära minna, eks ole, tal on see liikumiskeeld ja nii edasi. Selle meie kohtualusega oli niimoodi, et ta käis Pariisis paar korda aastas ja käis Dakar rallil ja käis Kanaari saartel puhkamas ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega piisas sellest, et ta kirjutas avaldus, et mul on vaja kuuks ajaks minna näiteks Dakar rallile, siin on kutse ja nii edasi. Ja kohtunik ja prokurör kirjutasid alla nõus, mine. Ehk teiste sõnadega see oli teataval määral selline valgekraeline kuritegu, millest teda kahtlustati, ühe sõnaga, et tema on selles lennuõnnetuses süüdi. Aga see sisaldas endas sellist gentlemanlikku käitumist. Miks me peame hoidma inimest Eestis,
kui tal lähemal ajal mingit kohtuistungit ei ole ja kui ta tahab minna Pariisi. Miks ta ei peaks Pariisi minema, kui ta tahab? Sest see on selline valge kraeline kuritegu, kus oli selge, et ta igal juhul tuleb taga, mis veel, mitte väga tihti, aga ikkagi kord või 2 aastas käis ta oma ema juures. Aga ema elas Venemaal Kostromaas, nii et ühesõnaga arvestame meie Venemaa suhteid ja nii edasi ja meil kohtualune lubatakse minna Venemaal. Põhiliselt ta käis niisama ema juures küll aeda üles kaevamas ja mida ja siis vanale majale katust peale löömas ja nii edasi. Nii et ühesõnaga ühelt poolt meil on tegemist potentsiaalse kurjategija, aga teiselt poolt meil on tegemist inimesega, kelle ausõna maksab. Nii et vot nii on olnud kõigi nende asjadega. Ja kui ma ütlen veel seda, et ma olen kaotanud 1,5 aastat, 1,5 protsessi, siis nüüd on 1 protsess, mille ma kaotasin täiega, aga õnneks mitte üksinda. Me oleme jällegi antud asjas kahekesi advokaadid ja teine advokaat oli Indrek Teder. See sama Indrek Teder, kes pärast oli Eesti Vabariigi õiguskantsler. Ja see story on muidugi elamus omaette. Siin me räägime kohtuasjast, mis algas, tähendab kriminaalasi, algas ajakirjaniku Enno Tammeri vastu. Ja kes nüüd teda süüdistas ja kes Tammerile selle käki keeras, oli siis mõistagi keegi muu kui Vilja Savisaar, kes pärast keeras käki ka vanale Savisaarele endale. Aga põhilugu oli selles, et Tammer kirjutas ühe loo või õieti ta tegi intervjuu ühe toimetaja Ülo Russakuga ja story oli järgmine, et Russak oli teinud intervjuu Vilja Savisaarega või tookord oli vist Vilja Laanaru, ma ei mäleta. Nii, ja Tammer küsis Russaku käest, et kas sa ei arva, et sa oled teinud kangelase valest inimesest, kes on abielu lõhkuja ja rongaema. Et milliseid järeldusi või mida peaks tegema Eesti noored tüdrukud 13, 14, 15 aastased, kui neile seatakse eeskujuks abielu lõhkuja ja rongaema. Ja nüüd selle abielu lõhkuja rongaema pärast pani siis Vilja Laanaru või Vilja Savisaar Enno Tammeri kohtusse au avamise, solvamise ja selliste asjade eest. Kohus mõistis süüdi. Tammeri karistus oli, kui ma ei eksi, kuskil umbes 3000 krooni. Ehk tänases seisus kuskil umbes 20 eurot. Aga jama oli selles, et see oli kriminaalkaristus. See tähendas seda, et Tammer oli kriminaalkurjategija. Mis tähendab igasuguseid asju. Me juba siin Gert Kingost rääkisime, eks ole, ja teistest kriminaalkurjategija. Ja ka see selline lihtne asi, tol ajal oli meil viisade režiim USA-ga. Ja kui sa taotlesid USA viisat, siis seal üks küsimus oli see, et kas sa oled olnud kriminaalkorras karistatav ja kas sa oled kriminaalkorras karistatav. Ja siis sellisel juhul Tammer oleks pidanud kirjutama jah. Seda enam, et tal oli selline väike plaan minna Ameerikasse ja Kanadasse, seal tegelema natukene uurima meie emigrantide ja pagulaste elu ja ajalugu ja mis iganes. Nii et ühesõnaga tal oleks vaja olnud Ameerikasse igal juhul minna ja ta oleks igal juhul pidanud kirjutama jah, ma olen kriminaalkorras süüdi. Läks siis, eks ole, käis ringkonnakohtus ikka süüdi. Ja Riigikohus ütles, et nemad seda asja läbi ei vaata, jäi siis järgmine käik. Läksime meie siis Euroopa Inimõiguste kohtusse.
jällegi, eks ole, pikk story, aga Euroopa Inimõiguste Kohus ühel hetkel otsustas, et kõik on õige. Seda enam, et võt seal oli see vaidluse koht oli see, abielu lõhkuja on faktilause. Seda on võimalik kontrollida, kas Savisaar lõhkus ära Edgar Savisaare abielu. Vastus, jah, see on fakti otsustus. Ronga ema on juba natuke keerulisem. Mida see ronga ema õieti tähendab? Ja kas see ronga ema on solvav või ei ole ja nii edasi, nii edasi. Seda enam, et see ronga ema lause, nagu ma ütlesin, ta ei olnud mitte väide, vaid ta oli küsimuses sees. Et kas te teete valesti, kui te teete kangelase ronga emast ja sellest ja nii edasi. No midagi siis, Euroopa kohtunikud siis mõtlesid, mis nad mõtlesid ja ütlesid, Tammer, süüdi. Ja see oli siis nüüd ühesõnaga see koht, mis ma oskan öelda, et noh, me olime kõik kindlad, et 99%, et me võidame selle. Ei võitnud, kaotasime. Nii et selliseid asju juhtub. Tõsi, kui see kõik oli ära tehtud, siis meil siiski õnnestus Tammer õigeks keerata. Aga see oli juba nüüd, ütleme, kohtuvälisel meetodil. Nimelt, mina olin tookord Riigikogus ja siis koos oma hea kolleegi Kristiina Ojulandiga esitasime me sellise seaduseelnõu, et seesama auhaavamine ja kohtumine ja solvamine eriti on paha, aga see ei ole kriminaalkuritegu. See tuleb minna siis tsiviilkorras, seal siis auhaavamisega ja nii edasi ja kohus võib välja mõista kompensatsiooni auhaavamise eest, mitte nüüd enam seal 2 või 3 000 krooni, vaid see võib olla kas 20 000 või 50 000 krooni tsiviilkorras, tähendab varaline kahju, noh, mida antud juhul oleks andnud siis välja mõista. Nii et lõpuks me ikkagi võitsime, aga see võit ei olnud selles mõttes puhas ja ilus võit, et ikkagi Euroopa Inimõiguste Kohus, noh, kuidas nüüd öelda, meil ei õnnestunud seal Inimõiguste Kohtus oma võitu saavutada. Aga no, eks mul ole igasuguseid teisigi puljelugusid, kus noh, mõni asi, ma hakkasin praegu rääkima, et veel, noh, et kus on võit olnud. Üks võit on olnud USA-s, väga lihtne muidu, ma elasin siis sel ajal juba Eestis, tähendab siis, kui oli see 9.11, see lennukid lendasid kaksiktornidesse New Yorgis sisse, siis minu poole pöördus üks nendest araablastest, keda süüdistati selles, et tema oli üks nendest araablastest, kes sinna lendas. Põhjus oli selles, et tal nimi ja nägu langesid omavahel kokku, langesid kokku ühega, kes oli nagu surma saanud. Ja kuna ta elas samas linnas Ameerikas, kus ka mina, ja ta ütles, et tema nüüd seda föderaalse juurdlusbüroo uurimist, ta ei usalda ja nii edasi, et ta palub minul olla selles asjas advokaadiks. No olimegi siis, asi ei võtnud väga palju aega, kuna seal olid ilmsed vead ja prohmakad oli föderaalne juurdlusbüroo teinud. See võttis vist küll 3-4 päeva aega, aga siis see minu kaitsealune nagu põhimõtteliselt mõisteti õigeks. Lisaks sellele seal oli veel üks väga tähtis asjaolu. Nimelt see, keda nad süüdistasid, oli elus. Aga tegelikult, eks ole, need nimed, kes olid, need said ju kõik surma. Nii et seal ei olnud väga pikalt vaja seletada, kust need tulid ja nii edasi. Seal oli muidugi jaburaid asjaolusid. See poiss ta töötas ühes raamatupidamisfirmas, aga seal oli juhtunud see, et näiteks, et ta oli kuskil 1 või 2 kuud tagasi saanud ja taotlenud endale amatöörpiloodi litsentsi. Kas see oli Amir Hatta või midagi? Täpselt, just. Ja oligi saanud endale piloodipaberid ja ka Floridas, nii nagu see seal kirjas oli. Aga selle kohta ma ütlen küll niimoodi, et ütleme, erinevus Eesti prokuratuuri ja föderaalse juurdlusbüroo vahel on see, et kui föderaalne juurdlusbüroo nägi oma vea ära ja ta nägi, siis selle asja lõpetamine, jutumärkides õigeks mõistmine või ja niimoodi ja vabandamine võttis aega 3 päeva.
mitte 5 aastat, nagu meil siin kombeks on. Nii et selles mõttes föderaalsest juurdlusbüroost on mida õppida. Ja tähendab, ja ütleme Ameerikas ja föderaalses juurdlusbüroos see inimõiguste teema on ikkagi väga tähtis. Ja ma rääkisin ühe selle inspektoriga ka telefoni teel siin ja nii edasi, siis noh, ta ei hakanudki seal seletama, et vastavalt sellele ja niimoodi. Ta ütles veel sükse väljend, ütles Igor, you have to understand, this is a damn fucking shit story. Noh, ja nii enam-vähem siis, nii, ja oligi, mul ei ole vaja mingisuguseid pabereid ja seletusi ametlikke seal allkirjadega ja nii edasi, läks, eks ole, nii nagu ta läks. Kuramus, nüüd on jälle see Kuulavad, jah. Nii, ja siis, no ja, aga tähendab, miks me rääkisime sellest, jumalukene on rääkinud sellest nii palju, mul on vaja tegelikult ühte järeldus. Ja see järeldus on siis nüüd see, näed, see järeldus antud juhul on lihtsalt see, et iga advokaat võib alati öelda, et ta kaotab asju. Ja mina ka kaotan ja ma kaotasin, nagu ma ütlesin, rõhuva enamuse. Aga sellest ei järeldu, et ma ütlen, et see kohus on vale. No see ongi nii. Ma olen rääkinud seda ka oma üliõpilastele, et olge nüüd head lapsed, et kui te kunagi teie juurde kunded tulevad ja nii edasi, siis öelge, et tulge, et teie asi on tõenäoliselt võidetav. Või siin meil on näiteks 9-1 vastu, et me võidame selle. Ma ütlen alati, mul oli 99-1 vastu Tammeri loos ja ma kaotasin. Nii et igasugused sellised asjad on täiesti kohatud. Ja ei saa öelda, ükski advokaat ega keegi ei saa öelda, et see asi on võidetav. Ütleme niimoodi, ei ole võidetavaid asju, on kaotatavad asjad. See tähendab, mõneti rulett siis. Aga ma võin lihtsalt öelda seda, et näiteks kundagist tuleb niimoodi, et tähendab, aumeeste mäng on selline, et ma vaatan seda ja ma ütlen, tead, siin šanssi nagu eriti tegelikult ei ole. Või nad on nii ja naa. Et mõtle järele, minu nõuanne on see, surume kätt ja mine koju. Sellepärast, et sul ei ole mõte, aga muidugi teine asi on see, ega selliseid purakaid nagu Oru Pearu on Eestis ka olemas, kes ütlevad, et ma lähen kohtusse igal juhul. Või Ruudi Aer, Juhan Smuuli jutustuste kogumikus Kirjad Sõgedate külas, kus Ruudi Aer rusika lauale seal õllelauas, kus kalurid koos on ja ütleb, et siin seisab mees, kes on seina kella pärast 30 aastat kohtus käinud. On ka selliseid, aga mitte et minuni väga tihti seda tuleks, mul on üldse see praktika tagasihoidlik, on lihtsalt see, et selle peale see advokaat ütleb, aga ma olen sind hoiatanud. Tõenäoliselt siit ei tule midagi. Ma ütlen, et selle asemel, et nüüd minna sellega protsessima sinna või seda või teist asja klaarima, et selle asemel mine ja lepida ka ära. Tehke üks Sorokovka Heeringa Sakusvendiga ja leppige ära, suruge kätt ja kõik. Et sellega te võidate tegelikult kõik. Ja ütleme, sellised advokaadid, kellest ma nagu natuke vähem pean, on need, kes võtavad iga kaebaja sisse ja nii edasi ja nii pea kui esimene lause läheb, hakkab see taksomeetri jooksma ja rahaarved tilkuma. Ma ütlen, selline vana klassikalise kooli advokaadid ja nii edasi on üldiselt niimoodi, et me ei võta ja me ei räägi nendest asjadest, mis on lootused, et ei ole võimalik võtta. Hea küll, on vastiku iseloomuga vana eit ja mis ta kõik iganes on. Aga ühesõnaga, need 3 vakka kartuleid, ühesõnaga, mis läksid sinna naabri juurde kuidagi ja nii edasi, need 3 vakka kartulit ei ole seda väärt. Et siin ei ole midagi teha, võtta advokaadi, eks ole, tasu on selline, eks ole, see võtab nii mitu tundi aega, me käime kohtus ära ja sa oled ikka, sa oled ilma A kartulitest ja B oled sa ilma rahast. Et nii need asjad nagu põhimõtteliselt ei käi. Nii et ja sellepärast mulle tundubki, tähendab see asi ausalt öeldes hirmus pentsik ja imelik ja ma ütleksin isegi vastik.
see, et Martin Helme ilma juriidilise hariduseta, taevane arv üldse, noh, tont teab, mis haridusega, ta on vist ajaloolane, mitte midagi enamat. Noh, ongi siis nüüd, nüüd meil siis on ajaloolane, kes siis ütleb, et tema Eesti kohut ei tunnista. Miks ta ei tunnista? Sellepärast, et varas Kert Kingo mõisteti süüdi ja valiti juhatusse. Täiesti, noh, ühesõnaga kriminaalkurjategija valiti siis EKRE juhatusse. Ja see on nüüd alus. Ta ei tunnista seda kohut. Huvitav, milles see kohus Helme ees süüdi on? Ühesõnaga, meil on olemas tädi, kes... Ühesõnaga, ma tuletan meelde, milles see tema süü oli. Tema süü oli selles, et ta keevitas taskusse või õieti lihtsalt keevitas minema need nõnda nimetatud kurikuulsad kuluhüvitised. Noh, mis läksid. Ja kuna see oli ilmselt, noh, niigi on nende kuluhüvitistega jama, aga no siin sellel puhul oli tegemist ikkagi kõrvulukustava jamaga. Neid kuluhüvitisi maksti mingisugusele järgmisele advokaadile mingisuguse teise kohtuasja eest, millega Kert Kingo oli kuidagi seotud ja nii edasi. Igor, ja see advokaat võis teada, mis raha see on ja võttis ikka vastu. Aga miks ta pidi teadma? Ei, seda muidugi. Advokaat ei ole uurija. Muidugi, enamus, tähendab, see on see koht, kus nüüd advokaat võib tõesti ka küsida seda, et aga millises seisus, tähendab, millises varanduslikus seisus sa praegu oled, kui palju sa saad maksta, nii edasi, nii edasi. Nii et põhimõtteliselt jah, aga no mis siis tegema oleks pidanud kaebama minema või ma ei tea üldse, kus kohas kogu see jamps välja tuli. Jumal hoia, kõige lähedasem inimene on see, kes teab sinust kõike ja võib kõik ka välja laduda. No vaat, seal ongi siis niisugune värk meil. Nii et see oli siis nüüd põhjus. Ja vot siin me peame nüüd aru saama, tähendab ka... Oota, hetk veel. Kuluhüvitise põhjuseks, kas ta esitas siis advokaadi arve või? Ma ei tea, ma arvan küll, jah. Ma tean sellest loost lähemalt nii palju, kui ajalehes oli. Mis seal esitati, mis seal mitte ei esitatud, nii edasi, ma ei tea seda. Ajalehes on lihtsalt kirjas see, et see oli nüüd siis see põhjus, noh, ja siis läkski nii. Jah, ma arvan, et ta esitas või ma arvan, et seal pidi mingisugune... Midagi ei klapi. Ja vaata, selle kuluhüvitistega on üldse oopera omaette. Kuluhüvitiste, ütleme, see otstarve on kinni maksta need saadiku kulud, mis on seotud saadiku tööga. Noh, minu puhul oli asi väga lihtne ja vältimaks igavest asju, mul oli paar asja, mille eest mina esitasin kuluhüvitised, aga see oli siis ka kõik. Esiteks oli see siis bensiin, sellepärast, et ma olin väga suhteliselt kaugel Jõgeva ja see. Ja kui sa mööda seal ringid tuuritad 3 päeva, nii edasi, bensiini läheb. No pluss Tallinnasse tagasi tulemine, nii edasi. Võib-olla kui kutsuti veel kuskile seal Kohtla-Järvele seal esinema, nii edasi. Saadikuna, noh, see oli siis see kulu number 1. Ja kulu number 2 olid siis hotellid. Kus juures ka mitte väga paljud hotellid, sellepärast, et noh, nüüd ütleme vaimulikuna on mul sageli võimalus peatuda mitte hotellis, vaid kirikuõpetaja või praostkonna majas, mis on iga kiriku juures olemas. Ja tavaliselt on seal alati olemas tuba ja seal voodipesud ja asjad ja kõik kohvimasinad ja kõik need, mis ongi ette nähtud sinna külla tulevatele vaimulikele, kas üleüldse või siis eriti neile, kes peavad pühapäeval juttu, see võt muide näed, praegu helistataksegi, ma pean hakkama seda järjekordset asja endal kinni panema ja nii edasi. Nii et need olid siis siukesed selged asjad. Nüüd siuke natuke segane, aga viisakuse piirides olid ka need võileiva ja kohvilauad, mida anti siis valijatele. Aga ma ütlen, see oli nii ja naa ja enamikul juhtudel ma sellega mitte midagi ei teinud. Sest vaata, see on nüüd tõlgendamise küsimus. Ma tulen siis siia, siin on 10 inimest, tähendab potentsiaalsed valijad või kes tahtsid minuga kokku saada. Ma panen sinna võileivad lauale, see kohvi, nii edasi.
kas see ei näe natukene altkäemaksu moodi välja? Et tähendab, et ma riigi raha eest nüüd annan nendele inimestele sellise väik ja neile mina meeldin, sest mina olen selle kohvi teinud ja selle ja selle ja selle. Ehk teiste sõnadega ma olen ostnud nende sümpaatia siis veel. Ma ei tea päriselt, kas lausa hääle, aga vähemalt sümpaatia riigi raha eest. Selleks, et see story nüüd oleks selge, ma ütlen nii ja naa enam vähem ja nii edasi. Selle pulli ma lõpetasin ära kuskil 10 aastat tagasi. Tähendab, kui ma hakkasin mõtlema ja siis jäid alles see bensiin ja see. No, mis veel võib olla? Juubeli puhul lilled. Suuremad sorti lilled. Nüüd millised jällegi? Kui ma tulen sinu sünnipäevale lillede ja pudeliga, siis selle ma ostan ise. Selles on isegi midagi häbiväärset ja piinlikku, kui ma tulen sinu juurde, sõber, semu ja nii edasi ja toon sulle mingi asja riigi raha eest. Kas me oleme sõbrad, kui minu sõprus väljendub selle riigi asjadest ja nii edasi. Nii et oma sõpradele, tuttavatele, juubilaaridele ja nii edasi. Oma sõpradele matused, pärg näiteks ja nii edasi. Need on need asjad, mida peaks maksma oma raha eest. Nüüd, ja võt selleks, et nüüd vahet teha, kus on oma raha eest ja nii edasi. Ma olen kasutanud ühte väljendit, mida ma kasutan praegu siis nüüd uuesti, ma ei tea, üle 5 aasta või kuskil oli jälle mingisugune kuluhüvitiste teema ja nii edasi. Siis ma kasutasin sellist väljendit, et riigi raha eest või kuluhüvitistest ma ostan lilled sellele, kellele ma lilli kinkida ei taha, kes ongi mulle vastik. Ja ma isegi ostan riigi raha eest pärja sellele, kuhu ma pean minema, aga ma ei taha. Võt siis sellisel juhul on see nagu teistmoodi asi, sest sellisel juhul ütleme need pärjad ja lilled on minu kui riigivõimu ja üldse riigi ja Eesti riigi esindaja poolt. Nii et ütleme sellele, kui ma kingin lilled sellele, keda ma ei salli, siis tegelikult see on niimoodi, et no ütleme, pool on nagu minu raha eest, aga teine pool on siis nagu riigi poolt või kuidagi niimoodi. Nii et see on see kõige lihtsam värk ja ma ütlen seda kõigile oma kolleegidele ja tuttavatele ja Riigikogu liikmetele. Kui te jama ei taha ja kui te tahate käituda ausalt, õilsalt ja nii edasi, siis piirduge bensiini ja öömajaga. Ma jäin praegu kokutama, tähendab, üks koht on veel siuke kahepoolne. Koolis käimine, õppimine. Kas või see sama tänapäeva mikrokraad. Tähendab, Riigikogu liige läheb mikrokraadi võtma sealt TalTechis või siis Tartu Ülikoolis või kuskil ja see on tasuline õppe. Mis me nüüd sellega teeme? Siin ma ütleksin pigem tohiks nagu. Sellepärast, et selle õppimise tulemuseks on targem ja parem rahvasaadik. Tähendab, kui ma olen rahvasaadik ja näiteks õpin endale mingisuguse ehitusplaneerimise eriala või midagi taolist, siis iga kord, kui see ehituse teema Riigikogus või kuskil üles tuleb, ma olen targem ja ma tean, mis asi see on. Nii et ma arvan, et kui Riigikogu liige läheb riigi raha eest õppima, ma ei tea, keraamikat ja rahvatantsu ja sellist asja, siis see nagu ei ole päris košer. Aga kui ta läheb õppima mingit inseneride, püha jumal, seda sama juuratki. Tähendab muidugi, ega ta 1 või 2 aastaga juurat ära ei õpi. Aga mingisugused õppeained, näiteks seal see riigiõiguslikud seal probleemid, Riigikogu õigused, kohustused, värgid, tsiviilõigus, ostud mingid värgid, selle omandamine, mis teeb saadiku targemaks, minu arvates see nagu tuleks kõne alla küll. Nii et ühesõnaga siukene lugu oli meil seoses selle Kärt Kingoga. Aga siin tasub siis meeles pidada, et antud juhul kõik, mis meil on Kärt Kingo kohta öelda, oleme me juba ära rääkinud. Kes soovib, vaadaku meie eelmist saadet.
ise ütlesid, et kõik seal sõimavad, et miks me tast nii palju räägime, ta tõesti ei ole väärt nii palju rääkimist. Aga väga palju rääkimist väärt on EKRE ja eriti EKRE juhatus ja eriti Martin Helme, kes on astunud välja ütlemisega, et tema Eesti kohtusüsteemi ei tunnista. Aga nüüd tekib järgmine küsimus, mida ta tunnistab? Kus on see garantii, et samal Martin Helmel ei tule kohtusse minna? Keegi kaebabki tema peale, jumalukene, et kui võtta selle järgi, kui palju Martin Helme ja Martin Helme solvavad inimesi, jumalukene, siis neid inimesi, kes võiksid minna nende vastu kohtusse, on hunnikute viisi. Aga mida nad siis teha saavad, need samad Helmed? Kohut nad ei tunnista, mis edasi juhtub. Ja muide, kui nemad ütlevad, et see kohus ei kõlba kuskile, nagu siin praegu väidet, ega siis sellepärast kohtuvõim kuskile ära ei kao. Ja kui tänaval on keegi mees, kes lööb kellelgi seal hambad kurku ja nii edasi ja ütleb, et mina mingit kohut ei tunnist, ega see ei tähenda, et tal käsi raudu ei lööda. Ei meeldi, aga anna käed siia. Niimoodi käib see asi. Nii et ega see kohtuvärk ei ole päris suva, et kas sa valita või mitte. Jällegi, mingil määral on ta suva, aga mitte nendel juhtumitel, kindlasti mitte kuriteo juhtumitel. Gert Kingo on kurjategija. Martin Helme ütleb, et ta ei ole kurjategija või tähendab, ta on kurjategija, aga ma ei arva, et kohtul on õigus seda teha ja öelda. On üks koht, kus see tekib, aga see on jällegi selline pikk story, meil lihtsalt ei jätku selleks aega. See on seotud, need on tsiviilõiguslikud vaidlused juriidiliste isikuste ja firmade vahel. Firma A, firma B, firma A peab tarnima firmale B mingisuguseid tammelaudu või mingisugust vineeri või midagi, millest teine teeb midagi. Ja ta ei ole seda teinud. Ja nüüd see, kes selle vineeri saama pidi, kannatab kahju, sest ta ei saa oma toodangut teha ja tema siis tahab nõuda selle vineeri või tammelaudade tarnija käest kompensatsiooni. Vot nüüd on küll üks asi, kus saab nii ütelda kokkuleppele jõuda. See on siis, kui nad mõlemad lepivad kokku, et me lähme arbitraaži, mis on eraldi majanduskohus. Ja kui üks on nõus ja teine on nõus, nad löövad käed ja lähevad arbitraaži, arbitraaž langetab otsuse. Neil on täielik vaba voli arbitraaži mitte minna, aga kui nad on sinna läinud vastased nõusolekul, siis tuleb neil see kohtuotsus täitmisele võtta. Aga niisugune on see, niisugune on see värk. Nüüd teine juriidiline teema, mis nüüd muidugi neljapäevaks üles tuli ja kolmapäeval rääkimiseks läks, on juriidiline teema, mis saab Vene õigeusu kirikust. See daam, kes esindas Pühtitsa kloostrit, iguumen ja Filareta, esines sellise suuremat sorti sõnavõtuga, kus ta väitis, et meie parlamendi otsus, millega vaba tegevus Moskvale alluvates kirikutes, õigeusu kirikutes, et seda vaba tegevust piiratakse ja sellega piiratakse usuvabadust Eestis. Nüüd probleem suures osas ei ole mitte niivõrd selles õigeusus kui niisuguses, vaid selles, et see õigeusu kirik allub Moskva patriarhaadile ja Moskva patriarhaat on siis, ütleme, Vene õigeusu kiriku üks keskusi, mitte kõige tähtsam ja mitte ainuke,
keskusi, millele kogu see Eesti kraam, Pühtitsa klooster ja Nevski katedral ja kõik alluvad. Ja Eesti riik on juhtinud tähelepanu sellele, et käesoleval ajal, mil need allumised on seotud sellega, et Moskva patriarhaadi kirik on sisuliselt Putini ja sõja poolt, ei ole õige. Tähendab, Eestis asuv kirik, seesama Moskva patriarhaadi õiguse kirik, ei saa alluda ja ei saa olla nõus ja ei saa täita liturgilisi kohustusi, mis tulevad nüüd jällegi sisult kuritegelikult Moskva kirikult. Nüüd Moskva otsustab oma asjad ise. Putin neile meeldib, kirik poeb seal nii palju, kui ta jõuab ja klaarigu neid asju, olgu ta sealt täpselt, kuidas ta ise tahab. See ei ole meie asi. Küll on meie asi see, et meil on olemas kirik, kes allub sõda toetavale ja sisuliselt isegi ketserlikule kirikule. See asjaolu, et Moskva kirik õnnistab relvi, seal käivad papid ja preestrid käivad pintsliga ja piserdavad sinna vett peale. Seal on piiskopid ja preestrid, kes räägivad sellest, et sõdurid, kes lähevad süütuid Ukraina lapsi tapma, et nemad on Jumalast soositud, Jumala poolt õnnistatud ja enamgi veel Moskva preestrid räägivad sellest, et Vene sõdurid, kes langevad sõjas Ukraina vastu, pääsevad otse ja õkva paradiisi. No see nüüd on lausjama. Sellepärast, et kristlikus kirikus ei ole see värk ei käi niimoodi, et inimene sureb ära ja on homme paradiisis, kaugeltki mitte ei ole. Vaid me oleme ilusti seal hauas ja üldiselt tükk aega. Laias laastus, eks siin tõlgendusi ole ka jällegi niipidi ja teistpidi, sealhulgas ka õigeusu kirikus on mitmed variandid. Me oleme seal kuni Jeesus Kristuse uue tulemiseni, mis tähendab seda, et sinna läheb aega kuskil umbes 1000 aastat. Pärast mida sünnib omakorda 1000-aastane rahuriik. Ja pärast seda rahuriiki hakatakse siis nüüd valima, kes läheb paradiisi kohe, kes läheb natukese aja pärast, kes läheb põrgusse, muide vanasti mindi põrgusse, aga tänapäeval see põrgu teema ei ole päris nii lihtne, tähendab, no see on puhtalt minu isiklik seisukoht. Üldiselt kui seda lugeda piiblit, siis seal tegelikult põrgut kui niisugust tegelikult ei ole. Karistatakse küll ja võib igasuguseid muid pahandusi olla. Aga no ühe sõnaga võtame siis niimoodi, fakt on see, et see jutt, mida Moskvas kirikus räägitakse, kui sa tapad ära ukrainlase ja eriti kui sa tapad ära Ukraina lapse, siis sa saad paradiisi, on ketserlik ja üldiselt ka jamps. See, et pärast surma sa saad kohe paradiisi, on pärit moslemitelt, kus sõnaga kõikidele terroristidele, kes Hamas ja kes nad iganes seal ka ole, ISIS ja need. Nende kontseptsioonis on küll nii, et tõsiusklik moslem, kes võitleb uskmatute vastu, peab seda püha sõda džihaadi, et tema saab nüüd küll kohe paradiisi seal, kus jooksevad ringi, tähendab alasti neitsid ja mängib muusika ja kus antakse igasuguseid magusaid asju seal, halvaad ja pahlavad ja mida iganes. See on moslemite story. Aga nüüd see moslemite story on siis Moskva poolt üle võetud. Ja ta on Moskvas üle võetud, no ja siis see sama Igumen ja Filareta ja see ajab seda sama asja. Muide, mul on siin üles isegi kirjutanud. Tähendab see, et homme, et venelane saab homme paradiisi, kui ta ukrainlase ära tapab. Vastand sellele on, ma kirjutas välja, Matteuse evangeelium 24, 24. peatükk, salm 36, kus on öeldud, et teile pole antud teada aegu, mil isa
tuleb. Seal on isegi enamas, hullemgi veel, mis me siin Moskvast räägime, siin on, seal öeldakse veel karmimalt, et seda aega, millal nüüd see paradiisi saabumise aeg ja kohtumõistmine, millal see tuleb, seda ei ole antud teada ka pojal. Ehk ka Jeesus Kristus ei tea, millal nüüd see aeg tuleb. Aga Moskva patriarh Kirill teab. Ja ütleb, et täna õhtul, peaasi, kui sa ukrainlasi tapma läheb, siis on kõik nagu omadega korras. Ja nüüd see Filareta on selles mõttes sükene, noh, ta on sükene omapärane daam, temalt ei saa ära võtta seda asja, et ta on sükene kõva PR tegelane, public relations, ja ta tegelikult siis ässitab ja õssitab tegelikult kahte asja. Esiteks väidab ta seda, et antud juhul on tegemist usuvabaduse piiramisega, mis eksisteerib vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, usuvabadus. Nii, seda piiramist ei ole. Tähendab selle sama Nevski usk ja kõik need Filaretad ja Daniilid seal Tartus ja nad võivad rahulikult palvetada, et pole neil mingit häda, keegi mitte mingisugust usklikku asja ei piira. Jutt on konkreetselt ühest organisatsioonist, see on Moskva patriarhaadi alluvuses olevatest kirikutest ja sellepärast, et Moskva patriarhaat on tegelikult usust taganenud. Ongi ketserid. Muide, ma ei tea, oled sa näinud filmi Ergav kõrbepäike? Ja loomulikult ja juba esimese vaatamise ajal ma nägin, siit on lõigatud, sealt on lõigatud. Ja, aga seal on üks teine huvitavam koht. On ühesõnaga see, siis kui see Suhhov tuleb endise piirivalvuri Vereshchagini juurde küsima ta käest kuulipildujat ja mida iganes seal all ja nii edasi. Ja siis Vereshchagin tunneb huvi seal, kes ta on ja nii edasi, et pasmotrim kakoi te Suhhov, vaata milline Suhhov sa oled. Ja nüüd tuleb siis usu seisukohalt see huvitav koht. Tal on see ristküliku või selline karbisugune, pikerguse karbisugune lõhkeaine padrun. Ja selleks, et see plahvataks, ta tahab selle Suhhovile visata. Tal ei ole kuskilt muud tikku võtta, et ta siis selle süütenööriga läheb ikooni juurde ja ikooni all on siis see õlilambikene ja ta paneb siis selle granaadi, selle süütenööri, tõmbab sellest lambist põlema. Kusjuures, mitte ainult see, vaid ta paneb põlema ja enne kui ta selle ära viskab, ta ütleb, siis ta teeb endale kiiresti selle risti ette ja siis viskab Suhhovile ja nii edasi. Miks mul see meelde tuli? Võt see nüüd ongi see, võt see on õige usk. Tal ei ole ju, Suhhovil ei ole seal lähedalt kuskilt ei kirikut võtta ega teisi kristlasi võtta ja nii edasi, aga ta on kristlane. Ja isegi sellest, see on hästi koomiline, see on isegi sellises jaburas olukorras, tähendab, ta paneb selle sinna ja see paneb põlema, lööb ta risti ette nagu tõeline kristlane. Ja pärast seda ma märkasin, et enne see ei olnud, tal oli tavalise paberinööriga oli ka rist kaelas. Ta on mitte mingisugust kullast ega midagi, vaid see tavaline, nii nagu ta oli. Mis tähendab, et tõeline õigeusklik ei vaja Moskvat. Ja veel vähem vajab ta allumist, ütleme sellele Moskva asjandusel. Ja ma võin öelda lihtsalt oma enese lapsepõlvest, et mul lapsepõlves ma olin suved kasvasin vanaema juures. Vanaema elas Volga jõe ääres Volski linnakeses seal Saratovis. Ja siis isa emaga me siis elasime vanaema juures ja olime kogu suved ja asjad ja nii edasi. Ja vanaemal oli nurgas täpselt samamoodi, väike sükene ikoonikene ja õlilamp. Aga nüüd tuleb see point, kus ma hakkasin esimest korda tõeliselt mõtlema nende Jumala ja nende asjade peal. Minu vanaema oli pime, nii et ta ei näinud üldse mitte midagi. Ja
ta oli üldse fantastiline vanaema sellepärast, et esiteks ta täiesti pimedast peast haris aeda ja siis tal oli tema kodu, ma ei ole midagi nii puhast elus pärast seda näinud, kuidas olid voodid tehtud ja pestud ja värgid ja nii edasi. Ja tema nurgas oli siis ka see ikoon ja õlilambikene. Ja kui ma sinna läksin või seal olin 5-aastane või niimoodi, siis oli minu kohustus oli see, et kui ma läksin sellest nurgast mööda või kuskile, siis ma pidin risti ette lööma ja siis võisin sinna ära minna. 5-aastane, 6-aastane poiss, no millest me räägime. Tead, parasjagu poisid taavad väljas jalgpalli või midagi, sul ka kõik meeles, mis seal kõik olemas on, peaasi, et mingi kets on jalas ja jookseks ja nii edasi, nii edasi. Aga vanaema sai alati aru, kui ma seda risti seal ette ei löönud. Ta ei näinud seda, ta minu teada isegi ei kuulnud ja nii edasi. Ja siis ma esimest korda selle väiksena hakkasin mõtlema, et ju siis selle ikooni ja Kristuse taga siiski midagi on, kui vanaema, kes on tõeliselt pime ja kes on hästi tore ja imearmas vanaemakene, kui ta nägi seda, et ma seda risti ette ei löönud, seal, kus see õige koht oli ja nii edasi. Ja ma mäletan, ta pärast midagi seletas isegi, miks see vajalik on ja kuidas, aga see ei olnud mingi usuõpetus. Aga mulle lihtsalt turgatas, võt see 2 asja, tähendab see Suhhov oma selle granaadiga ja minu vanaemakene lihtsalt tuletasid mulle meelde, et tõeline õige usklik, ta ei pea seal Nevski katedraalis käima. Ja kui seal Nevski taustaks on sõjapidamine ja sõja õhutamine, muide, neil on ju nüüd sellel Filaretal ja nendel on nüüd siuke komme, ega meie ju sõda ei õhuta, ega meie ei ole ju sõja poolt. Vastus, ega ei peagi olema. Täiesti piisab sellest, kui te tunnistate enda kohal olevat sõda õhutavat jõudu. Kui te ütlete, et te allute sellele seltskonnale, kes tapab lapsi, inimesi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi ja kes ongi tegelikult sõna otseses mõttes kaabakad, siis sellega te vaikides tunnistate seda, mida nad ka räägivad. Nii et 2 asja oli meil praegu nagu enam-vähem rääkida seoses jurisprudentsiga. Esiteks, et Martin Helme ja EKRE ei tunnista Eesti Vabariiki. Punkt 1. Ja punkt 2, et see Moskva patriarhaadi asi tuleb ära lõpetada. Me oleme selles suunas sammu astunud, loodame, et see läheb edasi. Enda auks ja kiituseks ma pean ütlema, et Tallinna linnavolikogu liikmena meil õnnestus või me tegime selle asja ära, et Pikal tänaval Õigeusu Kiriku kantselei õnnestus meil kinni panna. Me võtsime lihtsalt need ruumid ja asjad nende käest ära, asi seegi esimese sammuna. Aga mis seal ikka, Jumal õnnistagu teid kõiki. Ole tänatud, Igor Gräzin. Ja vaadake, nüüd ma lähen ja vastan need kõned ära, palun väga vabandust. Muide, kui me kohtust rääkisime, kui advokaadil kohtus hakkab mobla helisema, siis tõenäosus, et kohtunik lööb ta saalist minema, on piisavalt suur. Ja ma ei tea, mis asi see kohtunikel on, et neile moblad ei meeldi. Prokurörid lendavad ka saalist välja. Aga meie püha sõda tänu toetajatele läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.